Minuga koos on siin Evelin. Evelini mikrofon töötab. Ja, minul töötab, tere. Väga hästi. Ja Evelin on olnud minu coach viimased 12 kuud. Alustasime ka tegelikult eelmine aasta augustis ja osati tänu temale tegelikult. Me alustasime, kus mina olin oma parasjagu siis aasta aega tagasi ja minu eesmärk oli see, et ma tahaks seda kursust teha, kus ta siin täna oletab. Ja me hakkasime siis vaatama, kus ma olen, kus mul aeg läheb, kus ma peaks aega vähemaks võtma. Ja et peegeldades tegelikult minu mõtteid ja seda, kus ma siis olin, küsides õigeid küsimusi, on ta mind väga palju suunanud, on ta mulle väga palju selgust loonud. Ja ma ütlen, et Evelin on üks intelligentsemad inimesi, keda ma tean ja mul on suur meel, et ta meiega täna siin on. Ja ta teeb meiega koos, siis me teeme koos läbi ühe harjutuse, mis aitab teil aru saada, või ongi selline reaalsuskontroll, kus me siis oleme, mis meil täna on, mida meil täna ei ole. Ja ma arvan, et see on ka selline asi, et see on lihtsalt selline praktiline tööriist, mis selle poole tunniga saab luua mingisugust selgust olukorras, sellepärast, et kui ma ise olin siis samas faasis, siis need mõtted käivad peas, eks ole. Tahaks ja kus, mida, aga sa oled ühe koha peal mõtetega, et sa kuskilt edasi jõua nendega. Ja see on nagu koht, kus tegelikult ei peaks liiga kaua aega lihtsalt raiskama, et me saaksime seda edasi siis liikuda. Ja minu jaoks on olnud see väga suure väärtusega. Ja ma arvan, Evelin saab ise tutvustada seda mudelit, seda tööriista. Mul on ta pärast slaidina ka veel olemas, aga võib-olla sissejuhatuseks. Ja, tere jälle kõigile. Et Sven on juba kõik ära öelnud, millega ma igapäeva elus tegelen ja täna me kuidagi mõtlesime, et teeme hästi praktiliselt, et anname teile kaasa ühe tööriista, millega igaüks saab koju minna ja seda päriselt proovida. Ja see on ju coachingust tulev üks kõige rohkem kasutuses olev mudel. Ja, Grow mudel, võib-olla juba paljud teavad ka sellest, aga võib-olla huvitav on selle mudeli kasutamine, eks ju, et me täna näitame teile, kuidas Grow mudel, mis umbes 80-ndatel juba pandi kirja mitme äricoachi poolt, tegelikult päriselt töötab. Ja see sobib olukordadesse, kus sa otsid lahendusi ja soovid leida moodust, kuidas oma ressursid oma eesmärkidega kokku viia, et need tegemist on eesmärgistamise mudeliga tegelikult. Mul see häda oligi, et mul ei olnud seda Grow mudelit, ma ei teadnud mitte midagi sellest ja ma olingi mingi 3 aastat ühes samas kohas kinni ja kuskilt sealt oma mõtetega edasi jõudnud. Aga teemegi selle siis minu näitel läbi, et ma viin ennast siis, telepordin sinna, kus ma 10 aastat tagasi olin, kus ma siis veel mõtlesin, tahtsin alustada, kus mul ei olnud neid võimalusi ja samas olid need takistused just võib-olla, mis osad oli enda peas välja mõelnud ja osad olid siis päriselt olemas. Ja mingid hirmud ja ebakindlused samamoodi tegelikult, eks ole. Ja kuidas sealt siis leida neid samme ja natuke selgust luua, ma arvan. Ja, sa ütlesid hästi, et alustaja ettevõtjana meil kõigil, mitte ainult ettevõtjale, ükstapuha millega me alustame, meil on hirmud. Meil on mingisugused mõtted peas, mis meid ju takistavad. Ja üksi neid on päris keeruline välja mõelda. Aga ja, Sven on siis täna selles olukorras, kus ta oli 10 aastat tagasi või mis sa ütlesid? 10 aastat tagasi. Ja 10 aastat tagasi alustab oma ettevõtlusega ja me näitame siis nende küsimuste õigete küsimuste olemasolu teile ja pool tundi niimoodi mõnusalt mõned küsimused võib üles kirjutada, aga pärast saab need endale ka. Ja võib-olla samal ajal, kui mina küsin, igaüks teist mõelge enda peas, mis teiega toimub ja kuidas teie nendele küsimustele vastaksite, samal ajal muidugi kuulates Sveni ka. Ja, siis on võib-olla lihtsam alustada, kui keegi ette teeb. Just nii, ja. No nii. Ja, ma olen valmis. Ja, et Sven, et meil on täna 30 minutit, et mõelda sinu küsimuse peale, et millega sa täna siia meie sessioonile tuled? Ma tahaks ettevõtlusega alustada, aga ma ei tea, mis need sammud on, et
kuidas alustada, kust alustada. Mul ei ole kellegiga ka arutada neid ideid. Arutada neid ideid ja muidugi tunnen, et ma olen nagu kinni jäänud, et ma olen nagu lugenud ja õppinud ja vaadanud mingeid asju, aga ma ei oska siit kuidagi nagu järgmist sammu teha. Et sa tahaksid täna teada saada, kuidas selle ettevõtlusega alustada? Ja, mitte seda, kuidas OÜ-d registreerida, vaid kuidas päris midagi tegema hakata. Nii et kuidas see esimene samm teha? Just. Ja mis oleks ka tegelikult seda äriideed asjad, kus ma hakkaks millegi kohta siis uurima, et mul ei ole täna ka ühtegi ideed, millega pihta hakata või mida üldse nagu võtta enda kuskile fookusesse. Aga kui sa mõtled täna selle 30 minuti peale, siis mis on see kõige parem tulemus, mis 30 minuti pärast võiks nagu juhtuda? Kaardised ära siis meie need võimalused ja takistused. Aga tulemus oleks see, mitte 30 minuti pärast, vaid ma tahaks luua endale elu siis, ja tööd, mis mulle päriselt teha meeldib. Okei, nii et tänaseks kaardistame sammud ära, eks ju, ja siis sealt hakkad teele minema, eks ju. Mille järgi sa aru saad, et see tulemus täna on meil nagu niisugune väärikas ja töötab hästi? Kui ma saan sealt omal järgmised sammud teada, mis on need mingi 3 asja näiteks, et mille kallal ma siis peaks tööd tegema hakkama ja kus ma saan edasi minna siis. Ja mis siis muutub, kui sa teada saad? Siis ma saan hakata tegutsema. Sa hakkad tegutsema. See siiamaal ei ole jõudnud veel tegutsema? Siiamaani mu tegutsemine on ainult piirdunud, käin ülikoolis, õpin ka ärijuhtimist. Aga on raamatute lugemine olnud ja isegi töö juures kuulan podcasti ka veel. Ja mis on see põhjus, miks sa tahad üldse ettevõtlusega alustada? Sest ma tunnen juba viimased aastat, et mul see palgatöö ei sobi. Ma tunnen, et minus on midagi rohkemat, minus on suurem potentsiaal. Ma ei saa seda rakendada ja ma tunnen, et see töö tegelikult ei ole minu jaoks. Et ma juba näen ja ma loen nendest raamatutest asjadest, teised inimesed on suutnud saavutada seda ja ma usun, et see võiks olla minu jaoks ka võimalik. Nii et sa juba nagu loed asju, raamatuid ja mida sa veel juba teed? Ma vaikselt ka teen uurimustööd, uurin erinevaid asju, mismoodi näiteks mingi kodulehte teha ja mingid sellised asju, et natukene veel tööd, aga selline hästi pime kompamine, et pigem nagu ammutan informatsiooni, et mul oleks üldse vajalik ettevalmistus või ma hakkaksin mingid võimalusi üldse märkama, või nad võiksid minu ellu tekkida siis. Et muidu, kui ma olen samas kohas, siis sellest ma saan täna aru, et kui ma käin juba samal tööl kogu aeg, teen samu asju, et sellepärast ma tahaksin ka ülikooli, et enda silmaringi natuke laiendada ja luua endale uus keskkond. Aga ma ei tunne, et see keskkond oleks veel väga nagu kuidagi aidanud mind mingil moel, et ma tunnen ikkagi, ma natuke üksi nende asjadega ja mul töökaaslasega, kes mul täna on, ei ole neid asju arutada. Lähiringkonnas mul ei ole mitte ühtegi ettevõtjasõpra ega mitte kedagi. Okei, ma kuulen, et sa oled täitsa üksi selle ettevõtluse ideega. Aga samas sa teed päris palju asju juba nagu iseseisvalt. Korra täpsusta mulle veel, mis on see miks sa ikka ettevõtteks tahad hakata? Sul on ju töökoht ja iga kuu on palk konto peale. Mul oleks rahalised võimalused luua endale elu, mida mul endal kunagi lapsena ei olnud ja et mul oleks enda perekonnal turvaline tulevik. Ja, et see on sul põhiline selline motivatsioon ja tegelikult ma ütleks, et ka ma näen täna, et see ettevõtlus võib aidata luua ka sellise lihtsama elu natukene, mitte nagu, et ma kardaksin tööd, aga et kus ma ei peaks tegema rasket palgatööd kogu aeg, hommikul vara, -20-ga mööda katuseid ronin talvel, see ei ole väga lõbus või 18 tundi köögis olla 3 päeva tööl. Ja kui ma ka helistan ülemusele, et ma olen haige, ma ei saa tulla, siis ta öeldakse, et aga sa pead tulema. Et see on mingid eneseväärikus ja asjad tulevad siin mängu juba, et mul oleks ma saaks ise nagu otsustada, ma tunnen, et ma tean, mida ma tahan, aga ma ei saa täna kuidagi nagu, puudub seal kontroll nagu need asjad üle. Aga mis sind täna juba toetab, kui sa mõtled oma uskumuste peale, nende mõtete peale, mis sinu peas käivad, et ettevõtlusega alustada, mis on see toetav?
toetab, et ma usun sellesse, ma usun ka iseendasse, aga samas mul on sihukest ebakindlust ja kartust on palju, sellepärast, et tegelikult teised arvavad siin töö juures, et ma nüüd sa tahad ettevõtjaks hakata, et mis siis sina, eks ole, et miks siis mina peaks saama, et ma ei tunne, et ma oleks kuidagi erilisem või mingi ettevõtja tüüpi inimene. Ja samas on muidugi kartus sellest, et ma täna teenin tegelikult väga hästi siin Soomes. Palk on väga nagu hea, aga samas see sõltub ainult sellest, et kui palju tunde ma siis teen, ma teen väga palju tunde, sellest ma teeningi väga hästi. Aga kui ma nüüd siit ära lähen töölt, siis mul see stabiilne sissetulek kaob ära. Et see tekitab kindlasti palju sihukest hirmu ja ebakindlust. Nii et ma kuulen, et tegelikult sul on mugav olla. Sul on väga mugav olla, sa ju teenid päris palju raha, jah? No Soomes töötad ju. Ja iga kuu on korralik palk seal. Jah, 2-3 eurot kindlasti. Aga päris kõvasti pead rügama selle. Jah, väga palju. Kuidas sa arvad, et ettevõtja amet teist moodi saab olen valmis rügama sama palju, aga ma tahaks teha midagi, kus ma lähen puhaste riietega tööle, mitte tunkedega. See on ka üks asi. Nii et sinu hirm, ma kuulen, on see, et sa ei taha sellest mugavusest välja tulla väga hästi. Jah, sest kui ma Eestisse ka läheks tööle, siis tegelikult mu palk läheks poole väiksemaks. Ma ei tea, mismoodi ma selle poole väiksem palgaga peaks paremini hakkama saama. Ma olen valmis kindlasti töötama, see ei ole probleem, aga ma tahaks töötada millegi sellega, mis mulle nagu... Ma olen jällegi lugenud ja kuulanud, et inimesed, meil on mingi loomupärased omadused, mina neid tugevused, mina neid endas avastanud jälle, sest koolis olid mul kõik 2 ja 3 ja palgatööl tehes ma ei ole ka ühtegi suurt talenti avastanud, aga ma usun, et midagi on, ma ei tea, mis see on täna, midagi ma tunnen, et on. Nii et sa oled valmis alustama ettevõtja elu, sest sul on see miks olemas. Ja, see tuleb sinu lapsepõlvest natukene, eks ju, kus sa tahad natukene mustrit muuta ja tahad oma asjades paremat elu tekitada. Ma kuulen, et sul on, sinu ümber on, need asjad, mis sind toetavad, on siiski, et sa oled väga kindlalt hakanud lugema asju, eks ju. See on juba väga hea ressurss, eks. Sul on väga selge pilt, et sa tahad hakata, sul on väga tugev motivatsioon praegu, ma kuulen. Aga mis on need asjad, mis sind takistavad praegu, on ju? Ühe sa ütlesid ka selle, et sul ei ole mitte kedagi nagu kellega rääkida. Keskkonda ma tunnen, mul ei ole kellegi ägada neid, et see on kindlasti see ja siis ongi, siis läheb iga päev teeb samamoodi kogu edasi. Rahaliselt ma saaks isegi nagu panustada paar tuhat eurot, aga samas ma ei tea, kui palju see äri alustamine rahaliselt nõuab, eks ole, et mul natukene midagi on. Küsis takistuste kohta vist. Jaa, ma küsin, see on juba see, mis sul on. Jaa, see on hästi. Ajaliselt ma isegi tunnen ka, et ma midagi saaks panustada natukene teha. Aga takistus on ka, ma arvan see, et ma arvan, et ma pean nagu ära tulema täiesti nagu töölt, et tegema hakata midagi. Ja keda see puudutab? See puudutab mind jälle. Ainult sind puudutab, jah. Nii et see on ainult sinu taga kinni? Ei, seda küll. Jaa. Et ebamugavus on see, mis meid arengule viib, eks ju. Mugavustsoonis arengut ju ei toimi, jah. Ma olen viimased aastad tulnud, jah. Ja, väga ebamugav on minna ära ja mõelda selle peale, et mis nüüd saab minuga. Nii et kas see on ainuke takistus, et kuidagi järsku tekib tunne, et raha ei tule enam sisse või on midagi veel, mis sind on takistanud? Ma arvan, et ikkagi need ka mingid piiravad uskumused, et see sama, et ma ei ole piisavalt tark nendes asjades, sest ma olen koolis küll käinud ettevõtlustega, õppinud nüüd mingi aasta 1,5 või 2, aga tegelikult ma ei ole mingit sellist arusaamist veel saanud, et mismoodi ma seda midagi tegema peab hakkama. Ja kuidas mina suudan siis mingi toote luua, kas see üldse õnnestub, ka see on kindlasti mingi hirm, et sellised asjad kindlasti, mis hoiavad mind siin mugavuses. Jaa, et sa peaksid hakkama uusi asju õppima. Jah, ma pean uusi asju hakkama õppima. Mis on veel oluline selle juures, et vaadata, kuidas see ettevõtluse alustamine võiks saama hakata? Ma arvan kindlasti, ma peaks, mida ma ei ole väga palju teinud, kuna ma olin Soomes tööl ka, ma läksin küll ülikooli, aga rohkem võib-olla ennast raamatutest lugesin, et
et rohkem seminaridel käima, kus sul on võimalik siis neid sarnase mõtlemisviisiga inimesi leida, eks ole, või koolitustel käia, aga täna need toimuvad ainult Tallinnas. Need on päris kallid ka tegelikult. Ma ei ole ühtegi sukest leidnud ja kuskile välismaale sõita, selle ajal vist tegema. Et jah, ma peaks rohkem ennast panema olukordades, kus ma saaksin samasuguste inimestega siis kokku ja ideed arutada, sest seda ma tahaksin. Nii et kas mul on siiamaale õigus, et tegelikult sinu otsus on mugavuse taga olnud? Tundub küll, jah. Jah, et selleks, et teha arenguastet, tuleb ebamugavusse ennast panna. Ja sa ütlesid, sul raha ka ei ole, et alustada? Jah, no nii palju jooksult tuleb, eks ole, et ma oleneb palju alustamiseks vaja läheb, aga mulle tundub, et see äri alustamine nõuab väga suuri summasid. Või siis seda, et mul peaks mingi tagavar olema, vähemalt, kui ma alustan seda. Seda ma ka mingil põhjusel kogunud ei ole veel. Ja, nii et kuidas sulle tundub, et kas see on võimalik? See on võimalik, jah. Kui ma võtaksin mingi selgema sihi, et ma järgmiselt mingi aasta aega panen rohkem raha kõrvale, et mul oleks siis väike puhver. Aga kui sa näiteks seda äri nüüd alustama hakkad ja sul on need ressursid, mis sul on ja need takistused on ka, mis sul on, et kuidas sa näed, et teised saavad aru, et midagi on muutunud sinu elus? Ma arvan, ongi see, et mul tekivad teised huvid kindlasti ja mingi teine etapp võib-olla, kus ei pidutse nii palju enam. Ja sul elustiil muutub natukene. Et hakkad rohkem aega endasse investeerima ja sellele fookust panema. Et inimesed sinu ümber muutuvad natukene. Inimesed ümber hakkad muutuma. Millised need inimesed tekivad su ümber? Kes on ka siis samasugust, kes tahavad elust otsivad rohkemat ja on ambitsioonikamad ja kus ei räägita ainult teist inimestest, vaid nendest ideedest ja asjadest. Nii et muutub see, et sa hakkad veel rohkem koolitustel ja ma ei tea, sellistel enesearengu teekondadel käima, otsid enda ümber sellised inimesed, kes toetavad seda ettevõtluse mõtteviisi? Ja, sest ma täna tunnen, et ma kuidagi ei arene siin keskkonnas ja kohati isegi võib-olla töö juures isegi taandarenen, mis tekitab must tegelikult suurt hirmu. Et kui ma praegu olen siin, siis kui ma olen siin 7 aasta pärast või 10 aasta pärast ka, siis ma suure tõenäosusega jäängi siia. Et kui ma vaatan neid vanemaid mehi endast, kellel on siis juba perekonnad asjad ka, eks ole, nad on ka sama tööl. Et see tekitab minust kindlasti hirmu, et ma peaks hakkama midagi tegema. Et kui ma siin Soomes olen juba olnud mõnda aega ja ma panen oma CV-sse, et ma olen 10 aastat Soomes olnud, siis ma olen kõik oma oskused ja oma potentsiaali sinna, et see on kõige parem aeg see, eks ole, pannud. Aga kui sa mõtled selle aja peale, mis sa selle Soomes, sa ju praegu töötadki seal, et meil on see, et me räägime ju sellest, mis saama hakkab, et mis on see nagu asi, mida sa sealt tööst kaasa võtad enda ettevõtlusele? Ma arvan, et töökus ja see, et ma ükskõik, mis tööd ma teinud olen, ma kindlasti ei karda nagu tööd ja ma alati annan endast, ma teen alati asjad nii, nagu nad peaks olema tehtud ja hästi tehtud. Ja ma teen alati võimalusel rohkem. Ja ma olen selle tunnustusega pälvinud, aga ma usungi, et see, ka süke detailsus mingis mõttes on kindlasti oluline, või minu töökus. Ma tunnen, et mul on see olemas, et ma ei karda nagu tööd, seda ma ei karda nagu. Tead mul süke mõte, et kui me praegu lihtsalt korra nõjatume tahapoole, sa ütled mulle korra veel, mis on need sinu ressursid, mis tegelikult aitavad sul ettevõtlusega nagu selle alguse ära teha. Siis lihtsalt nimetame need. Mu ressursid on see, et mul on õhtuti aega, nädalavahetuseti. Ma olen natuke midagi juba lugenud. Mul on võimalus sinna ka mõni 1000 eurot investeerida, just. Et kui on vaja. Ja on veel midagi. Aga mingi mõtteviis või midagi, mis sind toetab? Jah, mõtteviis küll, et ma otsin sellist progressi ja mul on olemas ka minu töökus. Ja see, kuidas ma mõtlen, see defineerib selle, kuidas ma edasi töötan, eks ju. Aga kui sa paned need takistused nüüd ka korra ritta, et kuidas need on? Mis me takistused on mugavustsoon. Takistused on ka hirm ja kartus ebakindla tuleviku ees ja need piiravad uskumused tegelikult.
et ma ei ole äkki piisavalt hea või piisavalt tark või ei saa hakkama. Jaa. Mis sa arvad, kui kaugel me sellest vastusest oleme, mis sa küsisid alguses? No vaata see, et mis mu 3 sammu on näiteks või... No peaks selgema plaani tegema, koguma endale rahalise puhvri võib-olla. Nii. Muutma enda siis keskkonda teadlikumalt, mitte lihtsalt nagu unistama sellest. Okay. Ega inimesed ise minu juurde siin Soomes ju ei jõua. Jaa, et ei kuku alla ta. Ei kuku, et ma pean ise hakkama siis aktiivsemalt otsima ja leidma siis võimalusi, kuidas panda ennast nendesse olukordadesse siis või osalema kuskil siis üritustel, kus mul oleks võimalus nende inimestega tutvuda. Ja samas samal ajal õppida siis erinevaid ka oskuseid võib-olla, mida mul siis ettevõtluse alustamiseks oleks vaja natukene valmistada ennast ette. Et ma kindlasti ei taha alustada niimoodi, et ma nüüd mingi kõik läbi ja siis hakkame nüüd suurelt ettevõtlust tegema. Jaa, kõlab nii hästi. Ma ei tea, kuidagi hakkad töötama selles suunas juba väga teadlikult. Et oluline on esiteks, ma kuulen see, et kuidas sa mõtled sellest. Teiseks, et need inimesed, kes su ümber saavad olema, et need on seotud nende teemadega, kuhu sa minna tahad. Ja siis raha sul saad kõrvale panna, sa ju ütlesid, et saad üksi. Jah, ma natuke lihtsalt pole seda teadlikult teinud. Jaa, nüüd sa hakkad teadlikult raha kõrvale panema koguma. Jaa. Mis sa arvad, mis siis nüüd see esimene samm on, mis sa peaksid tegema? Esimene samm on... Ma arvan ka see, et võib-olla seal oma töö juures mitte nii väga mõtlema, kuidas ma üle tunde kogu saan teha, vaid mõtlema, kuidas ma saan rohkem ennast siis panna uutesse keskkondadesse, kogemustesse, et mis siis seotud minu selle tulevikuga, et kus ma siis õpiksin. Ma tegelikult tahaks väga õppida uusi, minna kuskile tööle, aga oma CV-ga ma kuskil pole keegi väga huvi äratanud, et mul pole lihtsalt kogemusi, vajalikke kogemusi. Ja need kogemusi ma ei saa ka siit. Ei saa jaa, need tuleb tekitada endale. Ega see ettevõtlus ongi ju niisugune asi, et kogemus tuleb siis, kui teed. Sa ju kirjutasid seal, et 6-12 kuud võtab aega. Et midagi hakkaks tulema. Jaa, et selle mindsetiga. Nii et ütle mulle need 3 sammu veel. No need alustuseks praegu, kus sa oled, eks ju, need 3 sammu, mis sa kohe ette võtad, mis on sinu võimuses ette võtta? Ma arvan, et realistlik oleks mul iga kuu näiteks, see ei pea alati olema mingi seminar või koolitus, kuidas ma leiaksin siis teadlikku planeeri iga kord, kui mul on Eestis nädal aega, et kuidas ma siis saaksin ennast, et mitte ma ei ole siis täpselt sama mustrite käia, samas poes ja samal tööl ja kõik on täpselt sama ringkond, et kuidas ma paneks ennast siis uutesse ringkondadesse. Et oma keskkonda vaikselt samma muutma hakata, siis planeerima seda, et ma tuleksin tegelikult palgatöölt tagasi mingi aeg ja planeerima seda selles mõttes, et ma hakkaksin siis natukene teadlikult mõtlema selles suunas või siis vähendama kuidagi siis, kas vaadata üle enda kuidagi see igakuine tundide maht, et ma saaksin hakata alustada võib-olla siis ka teise töö kõrvalt, kui see on võimalik. Jaa, sa hakkad ruumi tekitama. Hakkan ruumi tekitama ja selle jaoks. Jaa, 3 oli ka veel vaja. Mis 3 oli? 3 asi ka ütle. 3 asi oli oskused jah, et ma pidevalt õpiksin siis uusi oskuseid, mis mind minu ettevõtluse alustamise teekonnas aitaksid. Kas näiteks turundus on, enda raamatut ma loen ka, ma tunnen, et see pakub mulle huvi. Et seal siis lihtsalt proovida saada läbi teiste, kes on siis teinud ja ehitanud ettevõtteid praktikutelt õppida ja sealt lihtsalt enda aju laadida uue informatsiooniga. Muidu ma laseks sul selle kirja ka panna, aga täna ma ei lase. Aga mis on see kuupäev, millal sa alustad? See on väga hea. No millal sa siis sealt Soomest tuled? Paneks praegu isegi, et kui ma ülikooli lõpetan, mul on aasta veel käia, et siis ma tulen ära. Aasta aja pärast. Selge, aasta aja pärast, jah. Ja nende tegevustega alustad juba siis... Nendega alustan juba praegu. Nendega alustad kohe? Jah, aasta aja pärast. Ja kuidas sõbrad teavad, et sa oled midagi sellist alustamas?
Pean ütlema endale. Ja. Kui kasulik see sulle oli täna, et ma mõtlen seda, et mis on need asjad, mis sa õppisid sellest olukorrast, sellest nagu ala 30 minutist? Ma õppisingi seda, et see sama mugavus on tegelikult muutunud minu takistuseks. Et ühtepidi nagu ongi hea ja stabiilne sissetulek on nii oluline loomulikult. Aga kui see niimoodi aasta edasi läheb kogu aeg, siis tegelikult ma ei hakka tegutsema ka. Et isegi kui ma õpin kogu aeg asju juurde. Ja ma tunnen, et see aitas mul panna mingisuguse konkreetsema plaani selles osas paika, et ma tean, et ma järgmised 12 kuud, mida ma teen, need 3 asja, eks ole, ma hakkan valmistuma konkreetsemalt selle jaoks, et siis sealt töölt ära tulla. Ja, et üleminek oleks lihtsam. Ja. Mina vist õppisin seda, et kõik on ikka peas kinni. Küsimus ei ole, kui palju oskusi sul on või kui palju sõpru sul ümber on. Küsimus on see, kui palju ma oma hirmust üle saan või kui mugav mul on, kui palju ma tahan ebamugavust oma ellu. Ja, see oli hästi tore. Vaatan korra küsimusi ka. Pilla ütleb, et mul tuli ka selle harjutuse käigus hetkel hirm õnnestumise ees, aga veider. Ja huvitav korraga. Kristi, samastun. Marika ütleme, et oled sa kindel, et sa minust ei rääkinud. Võite märku anda, mis teile endal tekkisid mingid äratundmised või käega märku anda, et kas oli äratundmist, kus kohas sa oled, mis takistused on enda peas tihti siis tekkinud. Et võite chati aknas märku anda. Margot ka. Ja ma tundsin ka tegelikult, ma olin seal selles faasis, kus ma nagu ei olnud midagi teinud, aga ma tahtsin teha, olin mitu aastat tegelikult. Ja kuidagi ei saanud sealt nagu edasi, et läksid need aastad, mis see unistasid ja samas sul ongi nagu mugav olla. Jaa, et võib-olla nii kaua, kui sa siit vaatad mõnda küsimust, et see Grow mudel ju on imeline mudel iseenda coach imiseks, et siin ei ole vaja coachi kõrvale. Väga hea, kui on muidugi. Aga kui ei ole, siis võid ise ka teha. Et õigeid küsimusi peab teadma ja Sven jagab ka neid. Ja. Võin seda ka jagada? Jaa, pärast võid seda ka jagada. Ja see on üks väga väike viis korra töötada selles suunas, mis sa teha tahad, eks, et kui mul on eesmärk, et ma vaatan siis, kas minu eesmärk kattub sellega, mis mul olemas on, eks, et ressursid ja eesmärgid kokku viia. Ja õigete küsimuste küsimisega tegelikult ma tekitasin Svenis hoopis teadlikkust sellest, kus ta on oma elus. Ja kui sul tekib juba teadlikkus, siis sa tead midagi teha. Nii kaua, kui ma ei tea, mis muga toimub, siis ma ei tee mitte midagi. Ja üllatus on see, et alati on see ebamugavus nagu see, mis takistab meid. Ja. Kuidas tundus teile? Oli mingit äratundmist ka? Jaa, oli jah. Ja kui me tegime Eveliniga läbi seda, siis ma ütlesin, et see oleks küll midagi, mis võiksin kursusel olla, et oleks mind aidanud, sest tõesti, ma kuulasin neid raamatuid ja asju ja lugesin ja tegin ja nagu juba väga lõpuks tundsin, et lihtsalt ma ei suuda lugeda enam midagi, sest juba see info hakkab kordama ennast üksteist. Ja võite chati aknas ka märku anda. Mis mõtted ja ideed, kas tekkis küsimusi võib-olla? Hirmud, jah. Pillerin ütleb, et minul on kindlasti praegu päris palju varikul. Töö, 3 last, doktorat, kindlasti on palju. Ja siis sa oled siin kursusel ka. Väga tubli muidugi. Mul see kursus hakkas juba ennem käima muidugi ja tegelikult viimased paar aastat ma Booster Shelfis aktiivselt osalenud, et Saalin meil jõudis ka siia juba, aga Gracefit ja nullist ehitanud ja Evelini juurde ma jõudsin läbi Saalin tegelikult. Ma ise ei oleks osanud isegi otsida sellist, ma tundsin, et mul on hästi palju nagu asju on nagu erinevaid ja mu see ajakasutus on tasakaalust väljas. Ja seetõttu esimene kohtumine oligi, kaartisime ära, Sven, sul on 3 asja, Booster Shelf, nullist ja Gracefit. Siia tahaks rohkem aega panna, sinna vähem
Ja siis on see kursus, mis ma tahaks teha, sest Evelyn ütles ka mulle, et kui sa sellest räägid, siis sa lähed lihtsalt nii põlema nagu, aga mul ei olnud aega selleks. Pigem minul oli jah nagu sihukest korrastamist sel hetkel. Ja, coaching on väga tugevalt seotud korrastamisega, jah. Erinevad muidugi teemad tulevad, aga et see oli see hetk, kus sa pead mõtlema, et mida ma päriselt tahan, Täna on nii palju mõtteid meil peas. Ja mis see kõige parem on, ma arvan, et kõik tegeleme sellega igapäevaselt, mina ka. Ja, absoluutselt. Ja tean, minul aitas seda peegeldada, andis sihukest selgust, ma tunnen hästi palju, mul ongi sihukest nagu selgust vaja, et kus ma olen, kus ma liigun, kui mul seda ei ole, siis tekibki sihuke ärevus ja ka mingid hirmud ja asjad ja kas ma nagu, et jah. Nii. Monika ütleb, et minul taas elustus kirg coachingu teema vastu, kui teie neid sessiooni kuulasin. Ja, kas on küsimusi veel siit ka või kes Zoomis osalevad meil, et võite julgelt küsida? Ja võib-olla ma nii kaua äkki kommenteerin korra neid uskumusi, et me kuulsime, Sven rääkis ju ka sellest, et tal on natuke hirm ja ta usub, et tegelikult ju peaks ikkagi see palk igakuiselt tulema, see oli kuidagi niimoodi, et ja see ongi väga keeruline, see on see, et ega uskumused ja mingisugused tõekspidamised, mis meid tegelikult ei pruugi üldse toetada, need tulevad lapsepõlvest, need on juba kuni 7 aastani kogume me neid, ja võt siis me elame nendega, ja need on mingisugused reeglid või mingid vanasõnad, mingi vanaema on kuskil kedagi midagi öelnud, ema on öelnud kogu aeg, et tööd tuleb teha ja või et nii peab olema, ja võt nüüd me elame nendega. Raha ei tule, raha ei ole. Just, raha ei ole ja just, ja võt need uskumused, need on need, mis tegelikult määravad ära selle, kas ma olen õnnelik, kas ma ei ole, eks ju. Kas ma olen terve või haige, kas ma hakkan ettevõtjaks, ma ei hakka, ma olen ju kogu aeg palgatööl, rahul olen ju, ja see on ju peas kinni, eks ju. Et see on see, mida me tegelikult sinuga avastasime, ja ettevõtjatel on päris toredaid uskumusi, sa ise oskad need mõned välja tuua minu meelest. Ja kindlasti on siia alustades ka, ja samamoodi nagu ma ütlesin ka teile, et Puustuselfi alustades ka, et mis nüüd siis meie superduse, kui see erineb mitte millegi poolest nagu teistest toodetest, et miks, et siuksed tooted on turul nii palju, et nagu mis siis või Facebook hoitus ka, et ma ei olnud ju koolitaja, ma hakkasin tegema koolitusega, et turul oli juba teisi koolitajaid, aga lihtsalt selgus, et see, mis me jagasime võrraks koolitust, oli nagu tundus inimeste kasulikum, aga Puustuselfi tehes ka, et miks siis see meie toode peaks nagu parem olema, nagu ma ütlesin ka teile, et te teete seda omamoodi, teistmoodi, eks ole. Et need turundusteadmised, mis ma siis sel ajal hakkasin juba seal hankima, eks ole. Ma nägin, kuidas siis välismaal asju tehakse, kuidas edukad brändid teevad. Sest inimesed, kes on kirjutanud raamatuid, on 20, 30, 40 aastat ärisid ehitanud, räägivad oma kogemusest ja mul on võimalik see $20 euro eest läbi lugeda. Sealt ma sain neid ideid, kuidas paremini teha. Ja sellepärast see Puustuself rohku tõusis ka kiiresti tegelikult, et me pingutasimegi rohkem, sest nagu ütlesin, töökus mul probleem ei olnud. Mul ei olnud probleeme, kui ma inimestele kirjutasin selle igal pakil alguses selle väikse kaartikese kaasa. Ei Evelyn, loodan head mutitamist sulle midagi, see läks sassi 17 korda kirjutada uuesti seal või saadad kellegile nüüd pakke välja. Et kõik need sellised väikesed asjad tegelikult, et sa teed enda moodi, aga algus oli küll see hirm. Ja väga sageli, kui ma ettevõtjatega, kellega ma töötan palju, ma olen ise ka ettevõtja, eks ju, siis me räägime sellest, et mõtteviisist on, et mõni ütleb, et minust ei saa kunagi ettevõtjat, võib-olla olete kuulnud ka, tead, ma olen seda tüüpi inimene, minust ei saa kunagi, ma olen alati palgatööl või ma olen alati ettevõtja, või et kindel on turvaline ikka olla, kui on nagu kogu aeg see nagu stabiilne töö või et, ja mõnikord öeldakse, et tead, loevad ikkagi tutvused, et mitte minust sinu oskused, aga see, keda ma tunnen, oli, et loevad ikkagi tutvused, Mul pole mitte ühtegi tutvust. Ja, just, ja et, või mõnikord öeldakse, et ma ei saa seda enam teha, sest ma olen liiga vana juba, ma ei õpi enam midagi, ja võt need on need takistused tegelikult meie peas, mis räägivad sellest, et ma ei tee seda sammu. Riin ütleb, et aitäh inspireeriva vestlusest, mind kõnetas mõte taandarengu teemal, mida Sven mainisid, ja et lahkusin ka kunagi ühest töökohast põhjusel, et tundsin, et kui kohe midagi muuda, siis hakkan selles keskkonnas taandarenema ja see mul oli väga suur hirm.
pani ka tegutsema, eks need hirmud on nagu head ka, suhtes panevad tegutsema meid. Jaa, väga hea. Aitäh sulle, Evelin, kes kellelgi on veel küsimusi. Läks väga kiiresti see sessioon. Aga me teeme siit siis järgmise pausi. Ja teeme siis 10 minutit, tuleme tagasi 13:02 mingi 2, siis näiteks proovime uuesti olla siin siis arvutites. Teeme kiire. Kaisal on küsimus, Kaisa Triinul on küsimus Evelinile. Jaa. Ärme lähme siis pausi peale, lükkame natuke edasi. Aga jah, see on väga hea küsimus. Küsimus uskumuste kohta, et kuidas nendega siis edasi tegeleda, kuidas need siis nagu ringi pööratava. Mis just, juba vastus tuleb ära ka. Vaata, coachingus ongi nii, et ega coach'i vastused ei ütle ju. Ja mis uskumused on ja mis edasi saab. Ja, see on väga hea küsimus. Ja, see on väga hea küsimus, jah. Aga mis sa arvad muidu? Noh, ma olekski nendega oma peas üksi lihtsalt, et ma ei oskaks midagi teha. Et täna ma saan aru, kui ma täna olen siin, kus ma olen nüüd teinud mingeid asju, et tegelikult sellest alust või sellest hirmust aits üle saada, et ma hakkasin tegema, siis ma nägin, et see hirm oli asjatu tegelikult. Et ma olen piisavalt hea, et mul on kõik asjad olemas, aga sel hetkel muidugi ma seda ju ei näinud. Õige on, et tegutsema asumine. Jaa, just on, ma näengi, et ta ütleb, et tegelikult ongi nii, et oluline on need uskumused kõigepealt endale välja kirjutada, eks ju. Ja kuidas seda märgata, eks ju, et sa teadlikult hakkad märkama, et mida ma peas mõtlen, mida ma tööst mõtlen ja mida ma rahast mõtlen. See on esimene asi, mida iga inimene saab teha. Ja need tuleb välja kirjutada, eks ju. Just see, et see palgavärk on alati olnud hästi, mul isa alati ütles, et tead, mulle meeldib, kui mul palk on alati kindlalt seal panga arve peal. Ja see on see, mida ma hakkan kirja panema nii. Ja kui ma juba tean sellest, siis pool on tehtud. Teadlikkus juba on pool tehtud, siis ma hakkan märkama, kuidas ma mõtlen nendes kohtades. Ja üldiselt me hakkame siis tegema seda, et me hakkame vastu uskumusi tekitama omale. Mida ütled, oi, ma ei saa hakkama, ütlen, et tegelikult ma saan hakkama nagu. Mida ei ütle, et ma ei ole seda tüüpi inimene, kes ettevõtlust teeb, vaid ütlen, et tegelikult ma arvan, et ma olen nagu seda tüüpi inimene. Et ma hakkan neid nagu pöörama ja see on see sisekõne, mida ma kogu aeg endaga teen. Kes kirjutab päevikut? Sa oled ka kõiki päevikuid kirjutanud, blogi. Üks ma mäletan, üks edukas ettevõtja, kes ütles ka, et muidu tehakse ka need, manifesteerin ja kirjutan iga päev, ma olen ettevõtja ja ma olen edukas ettevõtja, siis tegelikult kui ma Soomes tellingute peal või ehitusel olin, siis ma ei uskunud seda elu sees enda kohta veel, et ma üldse võiksin saada kelleks. Et siis ma ise ei usu seda, aga et ma olen teel saamaks siis ettevõtjaks või midagi, et see on I'm in the process of, et see osa, et siis ma teen igapäevaselt mingisuguseid asju selleks, et ma siis jõuaksin siin. Väga õige. Ja võib-olla see viimane ongi see, et tegelikult ju need takistused ja uskumused tekitavad meist seda kinnistunud mõtteviisi. Meil oleks vaja saada sinna arengu mõtteviisi juurde. See, kus ma ütlen, et õppida pole kunagi hilja ja see on okei, kui ma läbi kukun muide, see on okei, sellest ma õpin. Tagasiside, kehva tagasiside on mulle kingitus. Jah, ma usun, et ma suudan, et kui ma neid asju endale ütlen, siis see on see, mida me tegelikult teeme. Ma arvan, et sa räägid sama keelt, kui me mõtleme, et kuidas see on. Aga on kõige hullem ongi, et ma arvan, kui need su peas on, et kogu igapäevased ruumi võtavad, et kui ma olen lugenud ka selle kohta, mis meil peas on, siis 80% nendest mõtetest on negatiivsed ja samad asjad, mis me ketrame juba eilsest ja eelmisest kuust ja minevikust. Ja kui me sellega siis loome ka enda reaalsust tegelikult ju kogu aeg. Ma et oma asju mõtleme kogu aeg. Vaata, Sven, siin on üks hästi huvitav küsimus veel, see viimane. Mida teha siis, kui on 4 erinevat ideed? Oledki, sul on 4 ideed, vaata. Aitäh, Katrin, et sa välja tõid. Teenused, tooted, Sellega me tegeleme juba järgmistel kohtumistel. Et ma saan aru, et need on äriideed ilmselt siis. Äkki on äriideed, ma ei tea. Äkki on teenused. Ideed, et kui nad on, siis me saame nendega tegeleda järgmistel kohtumistel. Ükstapuha, millised 4 erinevat ideed. Mis sa teeks muidu, kui sul on 4, mis sa tegid? See on hea küsimus. Siis nüüd ongi küsimus, kuidas valida välja siis see, et ühed ideed on alati parem kui teised. Ja sellest me räägime järgmisel kohtumistel, aga etteruttavalt lihtsalt, et Pille saaks magada tõenäoliselt. See, et millise ideega on millega on sul täna kõige lihtsam alustada ja kus sa näed kas selget viisi, kus sa hakkad sellega raha teenima ja kus sa näed siis ka võimalust neid kliente leida. Et see ei võtaks sul 3 aastat aega või
just, et see erinevus, ma arvan. Ja muidugi, kui me hakkame ärides testima, et siis sa näed tegelikult selle käigus ära, millised need on kõige potentsiaalsemad sinu jaoks. Et see on hea, kui ideid on. Aga muidugi, kui need liiga palju on, siis tekitab samamoodi jälle. Ja võib-olla minu vastus see, et kui ta ei ole just see, millest sina räägid, et kui ta on, sul on 4 ideed, eks ju, või 4 asja, mida sa tahad teha, siis on ju see alati 4 eesmärki, on ju, ja kui me vaatame, et 4 eesmärki ja kui mu eesmärgid peavad ju targad olema, on ju, need peavad ju mingisse raami minema, on ju, ta peab ajaraami minema, ta peab mõõtmisraami minema, on ju, ja ta peab olema selles raamis, kui tähtis see mulle on, ja kui ma need kõik niimoodi mõõdan ära, siis ma saan teada. Lisaski, et küsimus oligi võib-olla rohkem psühholoogiline, et kuidas eristada, milline on rohkem südamelähedasem. See on jällegi hea koht, et üks asi on jah, et see on südamelähedane, aga teine küsimus on ka, et kas on ka mingid äri nagu seal taustal näha, et jällegi teinekord mingi asi ongi väga südamelähedane, aga meil ei ole võimalik sellest midagi luua või see ei ole siis veel õige aeg seda teha. Näiteks võib-olla on nagu hea lisada siia, et kui me hakkasime Teeduga tegema 11-it, siis mul oli oma terviseteekond juba mõned aastad käinud ja me tahtsime tegelikult teha mingit tervise asja, aga meil ei olnud selget toodet sinna juurde. Ma mõtlesin, alustab mingi terviseblogiga. Mõtlesin, mis see blogi siis on. Et meil ei ole midagi pakkuda inimestele. Me ei saanud kuidagi nagu aidata neid läbi selle informatsiooni jagada. Siis me hakkasime tegema 11-it ja siis 2 aastat hiljem jõudsime booster shelf'ini siis, et ma jõin need smuutisid, panin superautot sinna sisse ja siis Teedu tuli, kuule, et siin midagi nagu on, et mina sain terveks, tema tuli sinust parem, tema lapsed olid tervemad ja nii edasi. Et läks aega mööda, et siis jõudsime alles sinna, et jah, küsimus on siin täna, et kas sa näed selget viisi, kuidas sellega alustada, kas sul on midagi pakkuda läbi selle idee, ja kas sa hakkad sellega ka siis raha teenima, kas sul on midagi, mida müüa inimestele ühesõnaga, et see oleks siis